Muidugi on palju räägitud sellest, et võiks seda põletada, eks ju, biokütustega koos. Et näiteks siin on meil biokütuse katlamaja, neid on Eestis siin 800-900 tükki, et võtame jäätmeid ja laseme natukene sinna biokütuse katlasse, aga siis on ju eriluba vaja. Siis on vaja hakata pidev heitmete mõõtmist tegema, siis on vaja dioksiine ja furaane mõõta, mis seal kõik tekivad. Nii et need väiksed katlamajad ilmselt seda teha ei taha. Nii et selles plaanis on õigem ikkagi need jäätmed tuua ühte niisugusesse jäätmepõletusjaama. Arvatakse, et see kaugus võiks olla isegi 150 kilomeetrit näiteks ja siin korrektselt see asi ära teha. Tähendab, kus kõik need seadmed, mis keskkonda puhastavad ja keskkonda hoiavad, on mõeldud ja on olemas. Ja jälgitakse seda protsessi pidevalt. Ega põletamine ei ole kerge protsess. Katel saastub, seal on igasugused eeskirjad, milline see katel peab olema, seal peab olema kõrged temperatuurid, see osaka peab teatud aja seal olema. Ümbruskond peab olema niisugune, et see materjal ei lähe sinna veega kontakti kusagile ja nii edasi, põhjavett.